Uskumatu, aga tõsi. Koos partei juhtliikmele Aivo Petersonile on esitatud süüdistus riigireetmises. Aga näe, tema loodud erakond Koos pidas täna oma esimest kongressi. Ja vanglas istuv Aivo Peterson valiti erakonna kaasesimeheks. Kuidas on see võimalik? Tere õhtust, Eestimaa on laupäev 2. märts aastal 2024 ja Kanal 2 programmis tervitab teid Reporter Plus. Uskumatu, aga tõsi. Koos partei juhtliikmele Aivo Petersonile on esitatud süüdistus riigireetmises, kuid sellest hoolimata pidas erakond Koos täna Tallinnas oma esimest kongressi ja Aivo valiti veel kõigele lisaks partei kaasesimeheks, mis sest, et hetkel on ta kohtu all ja elab vanglas. Kuidas on selline asi võimalik? Erakond Koos pidas täna oma esimese kongressi. Nad kogunesid Tallinnas Iiri pubis Punane 14. Päevakorras oli uuendatud põhikirja ja ka uue programmi vastuvõtmine. Üks partei juhtliige Aivo Peterson ei saanud aga täna kongressil olla. Ta on riigireetmis süüdistusega kohtu all ja hetkel vangimajas. Aga sellegipoolest valiti Aivo Peterson üheks erakonna kaasesimeheks. Peale tema valiti veel 2 kaasesimeest. Koos juhatuse liige Julia Smooli rääkis rus.err.ee-le, et Aivo on küll riigireetmis süüdistusega kohtu all, aga et teda pole süüdi mõistetud. Siis kohtleb erakond Koos teda kui tavalist inimest. Kui süüdistusest ei loobuta või tuleb mingi kohtuotsus, siis vaatab erakond, kuidas edasi toimetada. Koos erakonna kongressil osales täna kokku üle 100 delegaadi nii Tallinnast kui ka teistest piirkondadest nagu Tartumaalt, Ida-Virumaalt ja Pärnust. Koos erakonda kuulub 2. märtsi seisuga 788 inimest. Erakonna kaasesimeesteks valiti Leila Eerits, Eduard Fedotov ja ka Aivo Peterson, kes andis vanglast oma nõusoleku kandideerimiseks notari vahendusel. Smooli sõnul kiitis kongress heaks erakonna põhikirja muudatused, mille järgi võibki erakonnal olla kuni 3 kaasesimeest. Kongressil laiendati ka erakonna juhatust. Lisaks 5 varasemale juhatuse liikmele, kelleks on Oleg Ivanov, Eduard Fedotov, Leila Eerits, Aleksei Teterev ja Julia Smooli, kuuluvad sinna nüüd ka Igor Hopp, Margus Liiva, Ülle Pukk ja Aivo Peterson. Liikumine Koos sai laiemalt tuntuks eelmistel Riigikogu valimistel, kui selle üks juhtliikmeid Aivo Peterson kandideeris Riigikogu valimistel Eestimaa ühendatud vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält. Sellega jäi tal pisut alla 1000 hääle puudu isikumandaadi võitmisest. Kaitsepolitsei pidas aga Petersoni koos veel 2 mehega mullu 11. märtsil kinni kahtlustatuna Eesti riigi vastase suhte loomises. Mullu novembris algas kohtuprotsess riigireetmises süüdistatava Petersoni üle. Süüdistuse kohaselt abistas Peterson Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse vastu suunatud vägivallata tegevuses. Petersoni eesmärk oli luua Eestis Venemaa propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada ka välispoliitikat. Erakond Koos on moodustanud piirkondlikud osakonnad Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal. Aivo Petersoni sõnul on süüdistus poliitiliselt motiveeritud.